Kas sa oled kunagi mõelnud, et miks teatud muster, paistab välja absoluutselt kõikjal meie ümber, alates inimeste pikkusest kuni testi tulemusteni? Tundub, et on olemas mingi universaalne plaan. Täna vaatamegi, mis selle taga tegelikult peitub. Just see kuju siin, me kutsume seda kellukakõveraks. Ja usu mind, see pole lihtsalt mingi suvaline graafik. See on peaaegu nagu looduse ja isegi meie ühiskonnas salajane kood. See näitab, kuidas asjad tegelikult jaotuvad. Mõtle korraks. Näiteks, see kirjeldab täpselt, kuidas jaotub inimeste pikkus. Või kuidas miljonid õpilased saavad oma testi tulemusi. Ja isegi need imepisikesed juhuslikud vead, mis tekivad teaduslikes mõõtmistes. See on sõna otseses mõttes kõikjal. Okei, mis see siis täpselt on? Ja miks on see nii levinud? Läheme uurima asja. Okei, et asjast paremini sotti saada, anname sellele kujule kõigepealt tema päris nime. Sest, tead, see on midagi enamat kui lihtsalt kellukakõver. Selle ametlik nimi on Gaussi jaotus või ka normaaljaotus. Ja mis see siis tähendab? Põhimõtteliselt on see lihtsalt matemaatiline retsept, mis kirjeldab, kuidas andmed kipuvad kogunema just sinna keskele, keskmise väärtuse ümber. Ja tead, mis selle juures eriti lahe on? Kogu selle kõvera kuju saab paika panna ainult kahe nupiga. Kujuta ette, et sul on justkui pult, millega sa saad seda kõverat täpselt timmida. Nii, esimene nupp on keskväärtus. See on nagu kõvera ankur. See paneb paika, kus asub täpselt selle jaotuse kesk, see tipp. Keera seda nuppu ja hops, kogu kõver libiseb lihtsalt vasakule või paremale, aga kuju ise ei muutu. Ja siis on teine nupp, dispersioon. See kontrollib, kui laiali venitatud või kokku surutud andmed on. Kui dispersioon on väike, siis on kõik andmed tihedalt keskmise ümber kobaras koos. Tulemuseks on selline kõrge ja peenike tipp. Aga kui dispersioon on suur, siis see venitab kogu kõrva laiaks ja lamedaks, sest andmed on palju rohkem laiali paisatud. Aga olgem ausad, päismaailm on ju harva nii lihtne, et kõik sõltub ainult ühest asjast, eks? Mis siis saab, kui meil on mängus mitu erinevat tegurit, mis kõik on omavahel seotud? Just siin läheb Gaussi jaotus veelgi võimasamaks. Nüüd räägime mitmemõõtmelistest Gaussi jaotustest. See kõlab keeruliselt, aga tegelikult tähendab see, et me saame modelleerida keerulisi süsteeme, kus mitu asja mõjutavad üksteist. Näiteks, kuidas on seotud inimese pikkus ja kaal või kuidas aktsiate hinnad börsil kipuvad koos üles-alla liikuma. Just need jaotused aitavadki meil mõista, kuidas erinevad muutujad koos liikuvad. Kas pikemad inimesed on tõesti tavaliselt ka raskemad? Matemaatikas on selle seose nimi kovariatsioon. Ja just see teebki mitmemõõtmelisest jaotusest nii uskumatult võimsa tööriista, et kirjeldada päris maailma. Mõtle korraks. Ilma mustrid, investeerimisportfellid, mida iganes. Okei, nüüd me siis teame, mis see kellukakõver on ja kuidas see põhimõtteliselt töötab. Aga nüüd läheme tagasi selle kõige esimese ja kõige suurema küsimuse juurde. Miks see kuju on absoluutselt kõikjal? Ja vastus, mu sõbrad, on üks matemaatika kõige kaunimaid ideed üldse. Kõik taandub ühele asjale. Selle nimi on tsentraalne piirteoreem ja see teoreem ütleb midagi täiesti uskumatut. See ütleb, et juhuslikkusest sünnib kord. Ja see käib niimoodi. Kuluta ette, et sa alustad ükskõik millisest juhuslikust protsessist. Tõesti pole absoluutselt vahet, milline see alguses välja näeb. Nüüd võtta sealt hunnik sõltumatuid proove. Arvuta nende proovide keskmine ja siis tee seda uuesti ja uuesti ja uuesti, 1000 kordi. Ja kui sa lõpuks kõik need 1000 keskmised väärtused graafikule kannad, mis sa arvad, mis juhtub? Just nimelt. Sa saad täiusliku kellukakõvera. Iga, üksik kord. See on nagu maagia. Ja vot, siin ongi kogu asja konks. See ongi see saladus. Kellukakõver ilmub välja alati siis, kui mingi tulemus on tegelikult paljude väikeste, sõltumatude juhuslike sündmuste summa. See ongi see. Kaoses sünnib kord. Aga okei, ja siis? Miks see kõik tegelikult oluline on? See ei ole ju lihtsalt mingi tore matemaatiline trikk? Absoluutselt mitte. See teoreem on praktiliselt kõige alus, mille peale on ehitatud tänapäeva andmeteadus. See selgitabki ära,
miks näiteks inimeste pikkus jaotub nii normaalselt, sest see ei sõltu ühtest asjast, see on tuhandete pisikeste geneetiliste mõjude, toitumise ja keskkonnategurite summa. Ja see arusaam annab meile meeletum ennustusjõu. See aitab meil finantsturgudel riske hinnata, see aitab tootmises kvaliteeti kontrollida, see on masinõppe algoritmide südames, mis otsivad mustreid. Ausalt, see on kõikjal meie ümber. Põhimõtteliselt, kui me teame, mis on normaalne, siis me märkame palju kergemini seda, mis on ebatavaline. See aitab meil eraldada olulise signaali, juhuslikust mürast, ja see on oskus, mis aitab meil teha ennustusi maailmas, mis on täis ebakindlust. Nii et jah, Gaussi jaotus paljastab meile midagi väga sügavat meie maailma kohta. See näitab, et kord tekib väga tihti just lugematute väikeste juhusliku sündmuste kaosest. Ja see jätab meid maha ühe viimase mõttega, ühe küsimusega. Kui paljude juhusliku asjade summa loob etteaimatav normaalsuse, siis mida on vaja, et olla tõeliselt erakordne?